Tere kuulamast podcasti ilusatest asjadest. Podcastis vestlen erinevate loojatega ning püüan pugeda ilu ja asjade taha. Ilu ja asjade hinge juurde. Täna on mul külas naine, kes on otsustanud rääkida avalikult asjadest, millest üks korralikult kasvatatud tüdruk ei räägi. Naine, kelle viimases raamatus Tüdrukune on tundnud ennast ära nii mõnigi lugeja. Tere, Eija! Tervist! Kuidas sa ennast tutvustaksid inimesele, kes ei tea sinust mitte midagi, kes ei tea, et sa kirjutad raamatuid, et sa kirjastad raamatuid, et sulle väga meeldivad raamatud? Kuidas sa tutvustaksid ennast? Eks ma vist olen nüüdseks 15 aastaga harjunud juba enda kohta ütlema kirjanik ja eks see oleneb ka väga situatsioonist, et kirjastaja oleme olnud ka erinevatel eluperioodidel ja bibliofiil raamatu armastaja niikuinii. Kui sa ei oleks kirjanik, kes sa siis oleksid? Või kui sa ei tegeleks raamatutega? Kui sul elust peaks raamatud välja jätma? Ma tean, et seda on nagu väga palju palutud, aga tõesti hullumeelne küsimus. Aga mõtle, mida sa siis teeksid? Mis oleks nagu teine valik? No ilmselt ma oleks tantsija. Tantsija? Kas sa tantsimisega varem tegelenud? Pikalt? Jaa, et ma arvan, et kui nagu küsitakse, et mis minu jaoks kirjutamine on, siis see on täpselt sama kui hingamine, et ma ei kujuta ette maailma ilma kirjutamiseta ja samamoodi ma ei kujuta ette maailma ilma tantsimiseta, et see on igapäevane tegevus ja see on nii normaalne ja see ei küsi aega ja kohta ja see on nagu nii suur osa minust. Kas sa tegelesid tantsimisega kuidagi professionaalsel tasemel, käisid tantsutrennis lapsena või oli see pigem selline, mis sulle lihtsalt endale väga meeldib? Ma arvan, et see on minu puhul sama kui raamatutega, et lihtsalt ma hakkasin ühel hetkel kirjutama, et ma tean, et Ameerikas inimesed käivad ülikoolis, UK-s samamoodi, õpivad creating, writing ut aastate viisi ja neil õpetatakse täpselt, kuidas seda teha, aga et ma ei tea, ma lihtsalt alustasin ja samamoodi tantsuga, et ma mäletan, kui ma olin väike ja läksin kooli tühja suurde aulasse ja lihtsalt nagu piruetitasin seal ja et see on nagu mingi, siuke modern tants on asi, mis tuleb nagu nii hingest ja nii nagu mingi ürgne kutse, et ma isegi ei kujuta ette, et keegi seda mul õpetaks. Tore, see on väga, väga huvitav kuulda. Ma poleks üldse osanud ise nagu selliseid seoseid luua. Ma olen nagu mõelnud, et kui keegi minu käest küsiks sellise küsimuse, mul tegelikult ei ole vastust. Ma ei ole nagu, ma olen mõelnud, keegi küsiks, et seda on õudselt raske vastata ja ilmselt see oleks ka midagi täiesti teist. Et selles mõttes mõnes mõttes on see vastus nagu hästi ootuspärane ja mõnes mõttes on täiesti šokeeriv. Ma olin hiljuti sügisel sattusin välisreisil niimoodi restoranis, kus on külg külje kõrval on alati lauad. Sattusin rääkima ühe täiesti võõra naisega ja küsisin, et millega ta tegeleb ja siis ta ütles, et kuidagi nagu formuleeris oma lause väga hästi, et ma pidin valima, kas olla tantsija või kirjanik ja ma valisin tantsimise, nii et oma hinges ma olen kirjanik, aga ma tantsin. Siis mul oli see, et issand jumal, et ma olen täpselt sina, aga ma tegin selle teise valiku, et see oligi, ma lihtsalt poole ööni rääkisime oma nendest otsustest ja valikutest ja oligi, et kuigi tema on tantsija ja mina olen kirjanik, et siis mõne inimese jaoks need on asjad, mis nii välistavad teineteist, et üks on puht füüsiline, teine on kuidagi nagu puht mentaalne justkui, aga et meil oli nii palju seda sarnast põhja ja sarnaseid kogemusi, mis igapäevases loometöös ette tulevad. Aga sa oled oma valikuga rahul? Praegu rahul. Aga samas on jälle, et keegi ei ütle, et kunagi, et sa ei või seda muuta. Et ma arvan, et ma jään ootama. Kui me leppisime kokku podcasti aega, siis ma pakkusin välja nädalavahetuse. Seda sellel põhjusel, et me lindistame seda siin minu töökojas. Ja siin võib tagataustal kuulda sellist autode mürinat ja võib-olla on mõned sellised segavad faktorid tagataustal. Aga sa ütlesid, et sa oled nädalavahetusiti Saaremaal ja ma tean, et sa oled Saaremaalt pärit.
mida sa teed seal nädalavahetuseti? Ma ilmselt pean täpsustama, et mul just see nädal ilmus ka artikkel Mo Saaremaa ajakirjas, kus ma siis ütlen seda, et kuigi kõik teavad, et ma olen Saaremaalt pärit, siis ma tegelikult ei ole. Ei ole? Ma olin täiesti kindel, et olid, sest et kui sa puhkad, siis sa alati postitad pilte, ilusaid idüllilisi vaateid Saaremaalt, kuidas sa hommikul vara kuskil heinamaa peal jalutad ja siis lilli korjad ja rattaga sõidad ja palju käid. Ja ma olin täiesti kindel, et sa olid Saaremaalt väga hästi petetud. Ja et siis ma kirjutasingi artikli kuidagi selle õigustamiseks, et ma olen ennast titest saati saarlasena tundnud. Ma olen, tõesti, ma olin 3 kuune, kui ma esimest korda Saaremaale läksin ja ma olen kõik oma elu parimad hetked vist seal veetnud, ükskõik kui palju ma maailmas reisin. Ja et see on see minu koht ja lapsena ema oli nii hädas minuga, et ma olin umbes 20, kui ma lõpuks sain sellest öötähest, suutsin juba hääldada seda teist tähte, aga ma siiamaani eksin hästi palju, et ikkagi tuleb vahepeal. Ikkagi tuleb pigem. Ja jään kuulama seda. Sul on väga eriline nimi ja enne kui eestlaste südamesse jõudis Vilvi ja jõulud Tondikakul, siis tegelikult sul oli enne juba see nimi. Kuidas su nime peale reageeritakse ja kuidas reageeriti näiteks enne ja kuidas nüüd? Nimega jah, mul endal on lapsest saati see nimi alati väga meeldinud ja siis mingi hetk tuli välja, et see on üks väga tüütu nimi, mida omada, et kui oli taksot vaja veel tellida telefoni teel ja igasugused arstiaegade ja restoranide kinnipanemised, et siis ma pidin alati need Liisi või Kadri nimele võtma, et muidu ma jäängi seletama, või muidu on mingi Tiia või Piia või mis iganes variandid. Ja see nimi on pärit 32. aasta Eesti nimede raamatust ja oma 15 aastat tagasi, kui ma hakkasin raamatuid kirjutama, siis ma hakkasin ka saama tasapisi kirju, et tervist, mul on tütar sündimas ja teil on väga ilus nimi, et kas ma tohin, või et mulle meeldis teie raamat, et kas ma tohin oma lapsele selle panna. Ja siis ühel päeval sain kirja režissöör Anu Aunalt, kes ütles, et sulle vist meeldib see film, mis meil tuleb ja ma tahtsin sulle öelda, et see nimi on sinu järgi pandud. Ja siin filmis ongi nimi sinu järgi pandud. Oi, kui tore. Tõesti tore. et see oli minu jaoks eelmise aasta kõige toredam jõulukingitus. Ja see on tõesti siukene kompliment. See on kompliment ka vanematele nimepanijatele. Ja siis nüüd isa on muga pahandanud, et kuna see oli tema pandud nimi, et siis kuidas ma nagu ütlen kõigile, et ja muidugi võid, et peaks tema käest nagu kirjalikku luba küsima. Aga siis nüüd on see on hästi tore, et hiljuti jõulude ajal oli 2 toredat lugu, et ükskord istusin taksosse ja siis juht ütles, et teil on väga ajakohane nimi. Mõtlesin, no ei mõelnud välja, kuidas nii? Jõulud? Eia? Siis ma nagu, ja. Või siis jaanuaris ka niimoodi taksosse istudes keegi küsis, et kas jõulud veel kestavad? Ja ma ei linkinud ära, mõtlesin, et ma ei tea, jaanuar on nagu, näärid on võib-olla või siis Tondikaku. Aeglase taibuga. No ilmselt on nüüd sul lihtsam, et ma arvan, et sa võid proovida nüüd oma nime alt restorani lauda broneerida, et on lihtsam kindlasti. Jaa. Aga kas sul ei olnud ühte sellist varjunime, mida sa kasutasid? Et minul on näiteks üks nimi, mida ma alati kasutan, kui ma ei taha inimestele öelda oma päris nime. Viimasel ajal ma küll väga tihti seda ei tee, aga nooremana küll 20-ndates küll, et kui pidi baaris kuskil eemal ajama mingit noormehi või siis ma olin Mari alati. Mul on sellega üks väga totakas lugu. Olin kunagi ka noorena baarist tulnuna. Seisin tänavanurgal vastu lambiposti. Hästi külm oli mingi -25 kraadi talvel. Ja siis näppisin oma telefoni ja siis must läks mööda mingisugune kamp välismaa tüdrukuid ja küsisid, kas mul on kõik hästi, ma ütlesin, jaa, et on. Küsisid, mis su nimi on? Siis ma ütlen, et Mari. Siis küsisid, mis asi? Katrin. Mis asi?
ja siis nad olid ära läinud ja nad olid tagasi tulnud ja nad ütlesid, et kuule, et me küsisime su käest 21 korda, mis su nimi on. Ja sa ütlesid iga kord erineva nime. Ja siis me saime aru, et me peame su endaga koos koju viima. Et ma arvan, et see on ka mingisugune asi, mis on nagu, mis kuidagi haagib sisse selle raamatute kirjutamisega. Et mul on nagu nii lihtne võtta endale erinevaid nagu persoonasid ja erinevaid isiksusi, et mul ei ole seda ühte go-to nime, vaid mul on see, et kellena ma ennast hetkel tunnen. Täna olen see, homme teine. Sa oled öelnud erinevates intervjuudes, et oma raamatutes sa paned väga palju endast ja väga palju ongi sinust ka päriselt sellise juhtumeid, mis on juhtunud sinu endaga või siis seal on selliseid asju võib-olla näiteks, mida ei taha inimestele silmast silma rääkida, aga kui sa raamatus kirjutad, kas siis on seda lihtsam kirjutada, kas paberile on lihtsam kirjutada või öelda? Ma olen tegelikult üsna julge rääkija, et ma arvan, et ka, et eestlase kohta, ma olengi pisut nagu hirmuäratavalt aus, et ma julgen kõigest rääkida ja ma ei häbene mingisuguseid raskeid teemasid. Aga me elame väga väikeses ühiskonnas ja ongi see, et kui ma kirjutaksin kõiki neid asju memuaaridena, et nagu ükskord see juhtus muga see, teinekord juhtus muga see, et siis oleks mingi see, et ei aus, see on see, ma ei tea, skisofreenikust seksihull või ma ei kujuta ette, mis on, et keegi on kusagil mingit lauset lugenud ja see on see, et siis sa oledki nagu see. Templi külge. Yeah. Mm-hmm. Et ja eks nagu nii palju erinevaid elusid, mis ma olen elanud ja nii palju erinevaid isiksusi, mis ma olen erinevatel aegadel olnud, et need võib-olla kokku ei moodustagi sükest koherentset tervikut, et ma saaksin kuidagi ühte lugu jutustada. Aga räägime sinu viimasest raamatust, Tüdrukune. Ma lugesin selle eile läbi niimoodi, et alustasin õhtul, öösel lõpetasin ja siis, kui ma siit töölt koju läksin, ütlesin endal siin enda tüdrukutele, et ma loen iga raamatu läbi ja homme on podcast ühe päevaga, mis on, muidugi loen, see ei ole üldse mingi probleem. Ja ise veel mõtlesin, et võib küll tekkida probleem. Tegelikult ei tekkinud. Et see oli väga kerge lugemine. See ei ole üldse nagu halvas mõttes öeldud kerge lugemine, sest need teemad, mis selles raamatus olid vastupidi nagu väga tõsised. Ja oli paar korda, kus ma turtsatasin kõvasti naerma, oli tõesti sellised korrad, paar korda, kus ma tundsin ära, et issand, et see on täpselt see, kus sa võtad neid, ja kui ma täna hommikul lugesin siis erinevaid kokkuvõtteid ja vaatasin, mida teised on arvanud sellest raamatust, siis nad olid arvanud suht sarnaselt, et vähemalt enamus naisi olid öelnud, et nad tundsid ennast ära väga paljudes situatsioonides. Et mõned neist olid sellised, mille peale ei ole tore mõelda. Mõned olid sellised, et mõtled, issand, see on täpselt mina. Ja näiteks, kui seal oli üks selline raamatu üheks peategelaseks on poliitik, kes pürib peaministriks, esimeseks naispeaministriks ja siis iga kord, kui ta koputab siis valijate ustele ja talle uks avatakse, siis hüüatatakse, issand, kui väike. see oli näiteks üks koht, kus ma tundsin, et seda juhtub minuga hästi tihti. Issand, kui väike ja mõnikord küsitakse isegi, et kus Kadri on. siis oli täpselt see, okei. Muidugi oli veel väga, väga palju selliseid, oli selliseid kohti, mida ma jätaks teistel avastada. Aga kuidas sa jõudsid selleni või, et kõik ennast sellest ära tunnevad? Mulle tunduski see, et need teemad on nagu nii olulised ja ta on mõnes mõttes nagu nii rasked, et ainus viis nendest rääkida on kergelt.
et ma käisin sügisel Saksamaal selle raamatuga ja siis seal ka küsiti, et issand, et kuidas sa julged nagu nalja teha ja kuidas sa julged nagu niimoodi kergekäeliselt justkui kepselda ühelt teemalt teisele, aga mulle tunduski, et kui kõigest sellest rääkida täie tõsidusega, siis oleks lihtsalt sa ei tahaks seda läbi lugeda, sa lihtsalt nagu tunned, et see pole praegu see, mida ma tahan enda ellu, aga just see, et peaaegu kõik inimesed on öelnud, et nad lugesid selle kas ühe istumisega või 2 istumisega läbi, et see lihtsalt nagu lendas käes, et see oligi eesmärk iseeneses. Selle raamatuga oli ka see näiteks, et kui ma mõtlen ennast, ütleme veidi rohkem kui 10 aastat tagasi, siis ma oleks väga tahtnud, et see raamat oleks olnud. Ja et ma oleks tundnud, issand, ma olen ka normaalne, et tegelikult ma olen normaalne inimene, et mul ei ole mitte midagi viga. Et ma arvan, et võib-olla see on üks selline raamat, mida peakski soovitama tüdrukutele lugeda, mitte enam nii naistele, kes tunnevadki ennast seal ära, et just nendele, kes alles küpsevad. Et tegelikult kõik ongi normaalne ja elus ongi väga palju erinevat, mida kogeda. Aga peale selle raamatus oli hästi palju selliseid kohti, kus peategelase riietus tingis siis talle ebamugavaid situatsioone. Ja kuna mina oma töös puutun igapäevaselt kokku tihti riietumise ja naise sellise välise olemusega. Ja see tundub ühest küljest, et see on selline hästi labane. Kellel neid hilpe siis ikka on vaja ja kellel neid vidinaid siis nii väga vaja on ja mis need siis annavad või mis nad siis ei anna, siis kunagi, kui mul tekkis tahtmine, et ma lõpetan ära ja ma ei viitsi üldse sellega tegeleda, milleks ma seda teen ja nii edasi, sattus mulle üks klient, kes sattus veel ilusal suvepäeval minu stuudio uksest sisse ja saad aru, et ta on siuke ärev, ta natukene kuidagi, ta isegi värises, oli siuke natuke imelik ja siis proovib erinevaid pidulikke kotte. Ja lõpuks tuli välja, et ta oli äsja lahutanud ja ta tahtis minna pulma oma sõbranna pulma, kuhu pidi tulema ka tema eksmees oma uue naisega. Ja ta ütles, et ta tahab kätte midagi, mis annab talle tuge. Ja siis ma sain sellest täiesti aru, et mida see tähendab, et jah, meil on mõnikord vaja mingit tuge, et see, kellel on selleks pliiatsseelik, kellel on selleks kõrged kontsad, et isegi, et see on nii erinev, see on igal naisel erinev, see on ilmselt ka igal mehel erinev. Aga kuna see meestel nii väga silma ei paista, naiste kõrged kontsad ja lühike miniseelik paistab aga väga silma ja tihti tõlgendatakse väga valesti, siis mis sa sellest arvad või kuidas on sinu kogemus sellega riietumisega? Mida ma raamatus ka proovisin edasi anda, on see, et ega see, mis inimesel seljas on tegelikult üsna arbitraarne, et sama hästi sa võid olla teksades ja tossudes ja ikkagi tuleb keegi tahtmatu sind näppima. Ja ma olen ka näinud, selle raamatus ma kirjutasin ka ühest naisterahvast, kes on selline hästi pikk naine, hästi nagu suure kehaehitusega, üsna korpulentne ja ta riietub üleni musta ja ta näeb nii pomm välja, et mina ei julgeks talle ligi astuda, kui ma oleksin mees, et ta on kõikidest meestest peajagu üle ja siuke suur naine. Ja kui ma olen temaga sõitnud trammis, siis lihtsalt mehed tulevad ta ümber nagu mingisugused kärbsed, täiesti, et see ei ole üldse nagu riietumisega seotud. Aga näiteks minu puhul on see, et ma lapsest saati, meil 4 aastane, kui mu vanemad lubasid mul ise tapeedi valida ja ma nõudsin lipupunast tapeeti. Siis vanemad ütlesid, et sa oled hulluks seal toas ja nõudsin, mitte millegi muuga pole nõus. Ja oligi, ma elasin oma esimesed 10 aastat selles lipupunases toas, ma olin väga rahul sellega, siis kui me kolisime
siis mul oli vaja, et oleks vähemalt üks sein toast oleks punane, siis järgmises korteris meil punased kardinad, ja siis ma sain aru, et see on mingisugune asi, mida ma tõesti vajan, et võib-olla minu see sihuke närvikava on sihuke üli rahulik ja ma võin nagu hästi siukseks mellowks kuidagi ära minna, et lihtsalt mingi oma maailma kaduda ja siis see punane värv on miski, mis annab mulle tohutut nagu seda puudu olevat energiat ja mingi hetk ma sain aru, et ma saan seda ka riietega tekitada, et mul ei ole vaja punases toas elada elu lõpuni. aga et ongi, et need on tihtipeale asjad, mis annavad meile mingisugust jõudu. Et näiteks, kui ma olin 10 aastat, mul oli väga raske depressioon ja ilmselgelt kogu garderoob oli musta värvi ja ma nagu siiamaani ma nii tean seda tunnet, miks oli vaja seda musta ja kui palju tundsin, et see mind kaitses ja kui palju see mind nagu hoidis ülejäänud maailma eest, et ta ei ole nagu mingi, et ma demonstreerin kõigile, et ma olen kurb, aga sul endal on seal sees olla nagu kookonis, et sa tunned ennast mingil moel nähtamatuna ja nii edasi, et siis oli päris lahe oli mingi hetk märgata, et ma pesin terve masinatäie valget pesu. Ja siis ma tegin sellest pilti, et mul telefonis ikka veel on foto esimesest üleni valgest masinatäiest pesust, mis ma kunagi pesin. Väga tubli, ma ei ole valge pesuni veel jõudnud. Aga punane värv muuseas on selline värv, mida pidid nägema beebid kõige esimesena. Sest nad pidid nägema läbi ema üsa siis seda punast värvi. Nii et punane värv on teine selline, selline eriline värv, et mis nagu hästi vastandlik, et see on kirevärv, aga samas ta on ka selline, see on minu arust väga keeruline, aga väga huvitav värv, et disainerina mulle on just see värv praegu see, mis pakub väga pinget. Aga kui ma lõpetan raamatu, siis tavaliselt või isegi raamatu keskel mõnikord tekib mul selline naljakas mõte tavaliselt, et huvitav, mida kirjanik mõtles, kui ta seda kirjutas, mitte mõtles, vaid et mida ta tegi ja kus ta oli. Et see on juhtunud just peale seda, kui mu nüüd tutvusringkonda on sattunud inimesed, kes kirjutavad. Ja siis tundes ja teades neid, siis mõtled, et huvitav, kus ta siis oli, kui ta kirjutas seda või mis ta siis tegi. Ja ma võin ka paralleeli tuua, et kui ma käisin põhikoolis, siis ma pidin kirjutama luuletuse ja ma ei olnud kunagi ühtegi luuletust kirjutanud, ma ei olnud ka üldse mingi hea õpilane ja ma istusin laua taha, ma ütlesin, nii, see on vaja ära kirjutada, rutta vaja ära teha, sest ma tahan kohe välja minna ja on kiire ja nii edasi ja siis oli vaja sõpradega välja minna ja koolilaua peal oli selline pastakas, vanasti olid sellised, eks praegu on ka sellised nagu reklaampastakad, aga neid oli nagu hästi palju 90-ndatel, ma olen 90-ndate laps ja selle peale kirjutasin süüteküünlad ja ma kirjutasin sellest tohutu luuletuse, mille pealkiri on süüteküünlad, mul on see kuskil alles, kui ma täna mõtlesin sinu peale, siis ma mõtlesin, ma otsin üles selle luuletuse, ma ei jõudnud otsida, et ja õpetaja luges selle ette klassi ees, ma sain tohutult kiita, mu vanematele kiideti, et issand, et Kadri on nii andekas. Ja siis ma mõtlesin selle situatsiooni peale või selle peale, et kust see tuli. Et loomulikult need temaatikad, mis seal olid nagu, tegelikult ei olnud üldse mitte kerged. Aga see, et kuidas ta tuli või kuidas me selleni jõudsin, et mis mind selleks kannustas, oli nagu sükene pastakas. Mis on sinu sellised kõige huvitavamad või võib-olla sellised naljakamad varjatud lood, kui sa kirjutad midagi, kus sa oled olnud näiteks viibinud, kui sa kirjutad? Mul tuleb praegu, kui sa niimoodi küsid, siis tuleb meelde, ma ei mäleta, miks, me olime mingisugusel Hispaania reisil ja jõime hästi palju kohvi ja iga päev, kui me restoranis kohvi jõime, siis jätsin alles suhkrupaki. Ma ei tea, miks. Igal juhul. Ja siis nad olid mul kuidagi mingis koti, siis lennukis mul jäi see kott läks katki ja siis ma panin kõik need suhkrupakikesed, panin oksekotti, mis lennukis on. Ja siis istusin seal lennukis, ühel hetkel oli vaja midagi kirjutada ja märkmikku ei leidnud, nii et siis ma kirjutasin täis nagu terve selle oksekoti ja see on mul siiamaani alles, sest see tundus nagu hästi hea paber ja hästi hea formaat,
aga noh, eks ma olen igasugustele asjadele kirjutanud ja igasuguste vahenditega, aga sellega seoses, mis sina rääkisid, mul tuleb meelde väga palju juhuseid, kus ma olen kokku puutunud enda tekstide analüüsiga. Et see on nagu üks väga huvitav asi kirjanikuna. Et noh, ma kunagi õppisin kirjandusteadust ja ma sain aru, et ma ei saa sellega tegeleda, sellepärast, et mul oli õppejõudusid, kes võtsid mingi raamatu ette või mingi ühe luuletuse ette ja ütlesid, näed, kirjanik siin selle lausega mõtleb seda. Siis ma küsin, et aga kust sa seda võtad? See mingi, et noh, see on ilmselge, et ta mainib siin, ma ei tea, nagu lumikellukest ja lumikelluke ilmselgelt viitab frigiidsusele. See on see, et lumikelluke võib viidata ka lootusele, uuele elule, uuele kevadringile ja nii edasi. Ja samamoodi on minu tekste ka nagu niimoodi raamistatud, et näiteks kirjutatud, et noh, et see raamat on ilmselgelt kirjutatud vastusena sellele ja sellele teosele, aga tegelikult ma pole neid teoseid kunagi lugenud ja nii edasi, et ma just paar päeva tagasi nägin ühte tsitaati, mille ma endale üles kirjutasin. Safo oli öelnud, et raamatud on peeglid, et lugeja näeb seal ainult neid asju, mis on nendes endas olemas. Ehk et see, mida kirjanik sinna kirjutab, see on täiesti kõrvaline. Ja nüüd see tüdrukuna romaan ongi minu jaoks selles suhtes olnud üks vapustav kogemus, et see on mul esimene romaan, mis ilmub täiesti sotsiaalmeedia ajastul, mis tähendab, et see on esimene romaan, kus lugejad tunnevad ennast hästi mugavalt mulle näiteks Facebookis kirju saates. Et varem oli ikkagi see, et nagu mõni kiri tuli meilile, mõni üksik tuli Facebooki, aga nüüd on see, et umbes iga inimene, kes läbi loeb, siis kohe kirjutab. Ja see on super lahe. Ja ongi see, et iga inimene loeb seda raamatut nii erinevalt, et see on minu jaoks olnud fantastiline kogemus kuulda neid lugusid, et üks inimene ütleb, et noh, et see on romaan suhetest, teine inimene ütleb, et see on romaan üksindusest, kolmas ütleb, et see on romaan kontrollist ja iseeneseni jõudmisest ja nii edasi, et see oleneb täiesti sellest, mille põhjalt see inimene loeb seda. Ja see on jube kihvt, et mina saan ainult sammu tagasi astuda ja käed üles tõsta, et see, mida teie loete, seda, see on see, mis on teie sees. See peegli võrdlus oli hästi tore ja ma arvan, et see tõsiselt ongi nii, et jah, mitte ainult selle raamatuga ja mitte ainult raamatutega, vaid üleüldse erinevate kunstiteostega on see, et inimesed ju peegeldavad ennast seal. Ja samamoodi on mingisuguste raamatutega, mis sa loed võib-olla mingis eas ja jätab sind täiesti külmaks ja siis loed mingisugusest teises eas ja siis on see, et mingi ja või vastupidi, et sa loed noorena mingit raamatust, sellest tohutu elamuse ja siis räägid aastaid, et mu lemmikraamat on see ja siis ma ei tea, 35-sena proovid uuesti lugeda ja siis et issand jumal, mis jama see on või mis siin oli. Ja noh, tüdrukuse puhul ka, et mulle kirjutas üks päev üks 16-aastane tüdruk, kes ütles, et see 40-aastane Lilian on täpselt tema mõtted ja täpselt tema tunded. Ja siis ma mõtlen ise samamoodi, et noh, ma mäletan, üks sõbranna 17-aastasena luges Hesse Stepi hunti ja siis rääkis, et Stepi hunt täpselt mina, täpselt. Et noh, et ongi, et see inimese nagu elukogemus on nii erinev, siis see, kuidas ta tol hetkel kunsti vastu võtab, et see on hästi erinev. Ja see on hästi kihvt. Aga räägime veel sinu loomingust. Ma lugesin, et sa ütlesid, et see tüdrukuna justkui kukkus sinust välja, et sul oli hästi lihtne seda kirjutada. Kas kõikide raamatutega on nii või kas sa ütlesid, et sul ongi hästi see veres see kirjutamine? Et kas sa kirjutad iga päev või kuidas see käib? Kui mul tuleb mõni hea idee, siis ma lähen sellest nagu tohutult käima ja ma lähen täiesti põlema ja mis tähendab seda,
et ma võin töötada ühe romaani kallal kaua-kaua, kuude viisi, ja siis tuleb järgmine suurepärane, fantastiline idee ja siis ma jätan selle eelmise asja, jätan pooleli, et ma pean hästi ruttu selle uue idee nagu kirja saama, sest ideedega on see asi, et nad kaovad õudselt kiiresti käest. Et kui sul tuleb geniaalne idee, siis sul tekib tihtipeale nagu totaalne tervik, et sa tead kõike selle teose kohta, et sa tead nagu, mida lugeja tunneb, mis on need episoodid, mis moodustavad selle teose, mis on nagu põhiteemad, motiivid, noh, kõik tuleb korraga ja see on nii tugev tunne ja sa tead seda nagu, noh, igas oma ihurakus sa tead, mis asi see on. Ja siis tihtipeale võib olla see, et 2 päeva hiljem sa mõtled selle idee peale, mõtled, mis asi see oli, et ma tahtsin mingi Soki elulugu kirjutada või? Mis asjad? ja sa ei suuda enam ära tuvastada, et mis asi see oli, mis nagu nii geniaalne tundus, noh, a la selles Soki eluloos, et mis mõttes Sokk, et nagu, kuidas ma sain nagu terve päeva olla mingis totaalses lummas ja mõelda, kõige geniaalsem asi, mis mul elu sees mõttesse tulnud. Ja et siis ma olen nüüd nagu hakanud usaldama seda tunnet. Noh, ma varem alati rääkisin hästi seda, et kirjutamise kõige tähtsam osa on distsipliin. Aga et võib-olla nüüd nagu vanemaks saades, et võiks arvata, et ma just vanemaks saades hakkan seda distsipliini promoma, aga nüüd vanemaks saades ma just võib-olla õpin seda inspiratsiooni respekteerima rohkem, et kui mul tuleb siuke nagu säde peale, et siis on vaja mingid muud asjad panna pausile ja lihtsalt kirjutada. Ja noh, selle raamatuga oligi see, et kuna mul tuli see idee detsembri viimastel päevadel ja veebruari esimestel päevadel oli romaanivõistluse tähtaeg, siis ma mõtlesin, et ma kirjutan pinge all paremini kui ilma pingeta. Et noh, ma siis proovin selleks päevaks valmis saada. Aga noh, et see tähendaski seda, et elukaaslane kannatas ja muu elu ei nii-öelda pausile, et õhtuti, kui ma koju tulin, siis ma olin üleni see raamat. Et noh, päeval olin tööl ja siis õhtuti nagu, kuna see oli nii intensiivne periood, siis noh, see oli mõnes mõttes nagu see, mida loed mõnikord nende Oscari võitjate, näitlejate kohta, et sa lähed sellesse karakterisse nii sisse ja et noh, ma olingi siuke nagu vihane naine, et kes sa olid siit raamatust? No ma arvan, sa olid kõik või? Jaa, et ma arvan, kuna jutustaja hääl on selle Liliani hääl, et siis oligi nagu valik või mingisugune läbilõige minu isiksusest, et kõik need igasugused toredad ja nunnud osad jäid kõrvale ja oli nagu selline naine, kes tunneb, et nagu mehed on seganud teda mingite asjade tegemisest, et on siuke puurja. Et siis see oli siuke tõesti väga, väga intensiivne loomiskogemus ja noh, sellest välja tulla, kusjuures ma vist sellest ei olegi kusagil rääkinud, et kui ma olin selle raamatu ära kirjutanud, siis oli mingi 4 kuud sellist aega, kus ma mõtlesin, et ma ei kirjuta enam mitte kunagi, mitte ühtegi sõna, sest mu sees oli täielik vaikus. Et noh, ma olen eluaeg kirjutan, kogu aeg midagi kirjutan. Ja pärast seda raamatut oli noh, mul tekkis masendus üsna ruttu pärast seda. Ja siis mul tekkis hirm, et kõik, kes mina olen, nagu sa saate alguses küsisid, et kuidas sa ennast tutvustaksid, et eelkõige ma olen kirjanik, siis mulle tundus, et aga kui ma ei kirjuta enam mitte kunagi elus mitte ühtegi asja, kes ma siis olen? Nagu kogu mu identiteet päeva pealt justkui lõpeb ära. Ja noh, eks mult pidevalt tellitakse igasuguseid artikleid ja siis tehti ettepanek kirjutada lasteraamat ja võtsin suure rõõmuga selle vastu, sest ma alati tahtnud lasteraamatut kirjutada, sellest kui ma mingi 4-aastane olin. Ja siis lihtsalt avastasin, et midagi ei tule, et kuidagi nagu totaalne vaikus, et kuidas seda kirjutan, aga siis tuleb lihtsalt lasta nagu ravida, ma ei tea, hingel ennast või vaimul ennast või kuidagi nagu tuli tagasi. Aga mis sa teed siis, et sa mainisid, et sa tegelikult sunnid ikkagi ka mingil määral ennast kirjutama ja tegema tööd ja eriti nooremana? Et mina ka disainerina ja tegelikult õppejõuna olen öelnud inimestele, kes tegelevad loominguga, et sa tegeled loominguga ei tähenda seda, et sa ootad inspiratsiooni, et noh, siis sa jäädki ootama, et
sa pead seda ise otsima, et muidugi ma saan aru, et on raske ja aeg-ajalt ongi väga raske ja mõnikord ei tulegi midagi, tükk aega ei tule midagi. Aga siis, kui ükskord tuleb, siis see tunne on jälle nagu nii hea. Ja seal on just see, et siis sa oled eeltöö ära teinud. Et sa ei ole nagu passinud niisama, sa ei ole lasknud oma kätt näiteks rooste. Et noh, näiteks ma ei tea, maalikunstiga eriti on see, et kui sa, või klaverimänguga, et kui sa lihtsalt nagu üldse ei kasuta seda soont, siis ta läheb sul ära ja noh, minu jaoks kirjutamisega samamoodi, et mida on soovitatud, milles mina eriti tugev ei ole, on see, et kui sul ei olegi loomingulist ideed, siis lihtsalt hakkan nagu valusalt päevikut kirjutama. No Sa ei kirjuta päevikut? Ei tule see enam välja. No. Kuigi natuke see tüdrukuna mulle tundus, et on nagu Liliani päevik kohati, et seal mõni oli selline lühike sissekanne, tundus, et see formaat mulle tundus, et see võiks olla tema päevik. Aga et näiteks selle lasteraamatuga 7 maa ja mere taha, sellega oli hästi tore see, et kuna see on tehtud muinasjutu näituse jaoks, mis ERMis avatakse 8. veebruaril, siis selle jaoks, et seda nagu väikest jutukest kirjutada, ma pidin läbi töötama kogu muinasjuttude ajaloo. Ja kõik muinasjuttude seadused ja kõik, mis kunagi on muinasjutu maailmas toimunud, mis on igasugused žüseed, tvistid ja ma lugesin selle jaoks sadu maailma muinasjutte. Ja kõige lähedam asi selle juures oli see, et maailm muutus muinasjutuliseks. Et kui sa ümbritsed ennast mingi asjaga, siis see asi hakkab sind ümbritsema ja ma nägin tervet maailma läbi muinasjutu prisma. Et kevadel Saaremaal ka niimoodi jalutasin, siis mul on seal tee peal on üks pime nagu siuke tunnel läbi puude, et niimoodi puud on kõik seal kohal, et üsna muinasjutuline pilt. Ja siis astusin sinna sisse, sinna pimedasse puude tunnelisse ja maas oli üks ainus päikeselaik ja selle ühe ainsa päikeselaigu sees oli täiuslik õun. Noh, mingi aasta ajal, kus ta ei peaks ka seal olema. Ja siis ma lihtsalt, okei, no nii, ma tean, kuidas see lugu edasi läheb. Et ma võtan selle õuna, ma hammustan seda, ma lähen tunnelist mööda edasi ja siis ühel päeval sattusin Saaremaal, läksin ühe naabrimehe juurest kartuleid tooma ja siis siuke tüse vanem härrasmees, madal tarekene ja ütleb, et tule ikka edasi ka, et tule korraks, et mul siin just vein lahti tehtud, et äkki võtta klaasi veini. Ja siis kuidagi nagu läheb üks klaas veini ja teine klaas veini ja kellal läheb 1 tund ja teine tund ja 3 tund ja 4 tund. Ja siis, kui ma sealt ära tulin, siis ma sain aru, et ma olin just nagu vanapaganaga kokku sattunud ja lasknud tal ennast teelt eksitada. Ja täpselt oligi nii, et kõik asjad, mida ma kogesin, olid kõik läbi selle spektri ja ka nagu kui ma sõpradega kokku puutusin, siis mõtlesin, et kuulasin, mis mured kellelgi on, siis ma olin, et et tema on nüüd sellel rännakul, et tal on praegu on see muinasjutu laad, kus ta peab minema sinna, otsima selle, siis leiab selle, aga seda oligi hästi raske kommunikeerida, et mina olin selles muinasjutu maailmas, teised ei olnud. Ja siis öelda, et sul on siin see Hansu ja Gretekese narratiiv pooleli. Jah, see tõesti, ise olen tundnud, et see juhtub nii, kui sa oled mõnes raamatus hästi sees või mõnes seriaalis või filmis, et siis ka, et kui on midagi sellist, kus sa oled hästi, lähed sisse ja siis tuled kinost välja näiteks või kas või järgmisel päeval pärast mingi seriaali lõpetamist, pika seriaali lõpetamist, siis sul on siuke tunne, et miks nad ikkagi nii tegid ja miks nad niimoodi käitusid ja miks see asi nii ei läinud või et aga kui oleks nii, ja sa isegi kuuled neid hääli peas või, et jah. Ma loodan, et meid pärast peale seda podcasti see eemaldisse ei vii, kui hääli peas kuuldakse. Ma mäletan ühte hästi tugevat sellist tunnet, kui ma vaatasin ühel päeval ära kõik Buffy treilerid, et nii, et mida ma nüüd Buffyle lähen vaatama ja need on kõik väga kunstipärased ja väga režii on siuke ja nii edasi ja muusika on siuke ja siis vaatasin kõik ära ja läksin toast välja ja siis ma olin, nii,
ma olen Buffy filmis, et siis kogu ümbruskond ja igat heli, mis tuleb, siis ma kuulsin seda justkui nagu režissöör oleks selle sinna valinud ja operaator just tol hetkel oli pannud selle linnu sinna lendama ja nii edasi, et ikka nagu noh, mis on ka mu viimaste aastate väga tähtis märkamine on see, et kui mõjutatav ma olen kunstist. Et ma nooremana ei suutnud üldse sellist kerget kunsti tarbida. Et ma olin väga-väga kriitiline ja väga nõudlik ja mulle tundus, et kui asi nagu nutma ei aja või nagu südant pahaks ei aja, siis see pole kunst või et nagu siis see pole mingi asi. Ja siis imestasin, et ma kogu aeg sügavas depressioonis olen. Et siis nüüd ma märkan seda, et kui ma vaatan ära mingisuguse filmi, noh, ma ei tea, küüditamisest või Auschwitzist, siis ongi väga raske. Et see on sama ka kirjutamisega, et kui kirjutada väga rasketest asjadest, siis pärast on väga raske olla. Ja see on ka põhjus, miks ma tahtsin, et see raamat tüdrukuna oleks meelelahutuslik ja kerge, seal oleks huumorit, et lihtsalt endal ka oleks võimalik eksisteerida selle protsessi sees. Ja lugejal ka pärast. Absoluutselt, jaa. Et tegelikult ju see on meie ilus elu, mis meid iga päev ümbritsev, et jah. Sest raamatust paar korda tekkis mul tunne, et nii, kuidas need edasi lähevad, need tegelased, mida nad üldse edasi saavad teha, et kas või Lilian ise, et kui ma lugesin sealt 13-aastast Liliani ja siis 39-aastast Liliani, siis see vahe oli nagu meeletu, siis et kuidas ta on jõudnud sinna. Ja siis kui mõtled enda mineviku peale, et siis tegelikult jõuab ja et inimene paranebki kõigest, et ma väga soovitan tõesti isegi meestel võtta see raamat kätte ja lugeda. Aga kas sul on praegu ka midagi pooleli? Sa ütlesid enne, et sul tulevad mingi ideed. Kas sul on tulnud mingi idee, mis on sul pooleli midagi? On väga palju asju pooleli. Ja nüüd, kui see tüdrukuna välja tuli detsembris, siis ma nagu see oli mu ainus uusaasta lubadus, oli see, et ma ei võta ühtegi raamatut nagu sellise põlemisega kirjutada praegu, et ma lihtsalt, tuli detsembris 2 raamatut välja, et ma nüüd lihtsalt naudin seda ja ma olen selle sees ja ei kaota ennast mingisugust järgmisse asja ja siis, noh, ma ei tea, mingi 6. jaanuaril olin silmini järgmise asja sees. aga ei, ma nagu üsna tublisti tõmbasin ka sellele pidurit, et kuidagi nagu, noh, tavaelu ka natukene vahepeal elada, pesu ära pesta ja nii edasi, et ma saan inspiratsiooni hästi erinevatest kohtadest, et see on hästi tore, et mõnikord keegi saadab sulle mingi suvalise artikli, ütleb, et vaata kui naljakas, ja siis mul tuleb sellest terve raamat, et see ei ole naljakas, vaid seal on minu jaoks mingisugune täiesti teine asi. Ja siis mul on paljud asjad, mis on pooleli aastaid, et ühe raamatu ma müüsin kirjastusele 2009 ja meil on 2020. Ja seda nii. Ei ole ilmunud. et see on huvitav, et mõned raamatud võtavad nii kaua aega, et selle kõrval see, et tüdrukune siis kuu ajaga justkui ellu tuli. Hästi tore lugesin üks päeva arvustust, kus üks lugeja ütles, et kuule, et te siin kõik olete nii võtnud endal pähe selle, mis Eija ütles, et ta kiiruga kirjutas selle, et aga kuulge, mõelge nüüd ise ka, et kõik need kogemused, mis siin on ja kõik need teadmised, mis siin on ja kõik see nagu eluküpsus ja nii edasi, et see ei ole kuu aja töö, et tegelikult see asi podises mu sees ilmselt nagu nii kaua, et ta tegelikult see valmimisprotsess oli väga pikk ja ka üks asi, mis ma olen alles hiljuti, ma olen viimase paari kuuga aru saanud, sest ma kunagi aru ei saanud, on see, et mõtlemine on asi iseeneses. Et varem mul oli siuke tunne, et kogu aeg peab tegutsema. Ja nüüd ma olen õppinud võtma aega mõtlemiseks.
aga kuidas sa teed seda? selles mõttes, et ma saan täiesti aru, mida sa ütled, sest mul on ka tunne, et kohati ei ole lihtsalt aega, et mõelda enda mõtteid. Ja kui ma seda kellelegi ütlen, et ma nüüd tahan mõelda, ma tahan päriselt mõelda, siis see tundub selline ego ja natukene totakas, et mis sa siis muidu ei mõtle või et mis sul muidu viga on. Kuidas sa teed seda? Võib-olla sellepärast ongi Saaremaal olemine minu jaoks nii tähtis, et ma käin iga ilmaga looduses ja kõik need heinamaa pildid seal, et on kõik mu suure mõtlemise tulemus. Et näiteks tüdrukuse pealkirja kohta ütles suvel mitu inimest, et kuule, et oled sa kindel, et sa tahad siukese pealkirjaga raamatut välja anda, et mitte keegi ei saa selle, nagu kellelgi ei see meelde, et inimesed hakkavad ütlema tüdrukule ja tüdrukuke ja tüdrukukene ja see on tõsi, need kõik pealkirjad on läbi jooksnud erinevatest kohtadest ja et muuda see ära. Ja siis kogu aeg nagu tiksus mulle kuude viisi kogu aeg teadsin, et noh, see on nagu see üks lahendamata asi, mis tuleb enne ilmumist ära teha. Ja siis üks päev Saaremaal läksin toast välja, otsusin nii, muusikat ei pane mängima, mingit audioraamatut ei kuula ja mõtlen ainult pealkirja peale ja kõnnin nii kaua edasi, kuni mul on pealkiri on olemas. Ja siis mul on siuke põhilemmikring on üks 13-kilomeetriline ring mere ääres ja oligi samm-sammult lihtsalt kõnnin ja mõtlen kõik alternatiivid, mis mulle on öeldud, siis mis see muu võiks olla ja nii edasi. Ja siis 6 kilomeetri peale lihtsalt, ei, see on minu pealkiri. See ei saa olla midagi muud, see on see. Ma enam ei mõtle mitte kunagi selle peale, see on tüdrukune, see jääb tüdrukuseks ja jutul lõpp, et kellele ei meeldi, siis minge kuhu tahate. Minu arust on väga hea pealkiri. Aga kuidas raamatu kaas sündis? Kuidas, kes selle idee peale tuli? Kaane peal on, ma panen selle pildi podcasti alla. See on täiesti minu tehtud kaas. Sinu tehtud kaas? Jaa, et sellega oli nii, et tavaliselt annad käsikirja kunstnikule ja siis ta teeb visiooni ja siis esimene kunstnik, keda ma väga austan, kelle kaaned mulle õudselt meeldivad, ta tegi mulle oma mingisugune 15 nagu kiirkavandit ja üks hullem kui teine, täiesti valed. Siis andsin oma lemmik kaanekujundajale, kes pole isegi mitte eestlane, et et okei, et minu jaoks see raamat on nii tähtis, et ma olen nõus selle eest nagu veel ekstra rohkem maksma ja et las siis tema teeb. Ja need asjad, mis tema tegi, need olid lihtsalt katastroofiliselt kohutavad. Aga siis seal oli ka see, et ta ei saanud eestikeelset teksti lugeda, et ta ei saanud ka selle, ma küll saatsin talle pikki helifaile, kus ma seletasin seda raamatut igat pidi lahti, et seal on punane samet ja seal on mingi ooper ja seal on lõhnad ja seal on see ja täiesti vale. Ja siis ühel hetkel mu mees soovitas, et sul on see üks lemmikkunstnik Hispaanias, et kirjuta talle. Siis ma kirjutasin oma lemmikkunstnikule Hispaanias, et tervist, et teil on üks maal, mida on väga tahaks raamatukaanele, et kas tohiks seda panna. Ja siis ta ei vastanud. Ja siis oligi niimoodi, et meil raamat oli valmis, tekst oli valmis, keele toimetatud, küljendatud juba nagu lehekülgedel ja peaks nagu trükki minema, aga kaant ei ole. Ja siis mul oli ta välja trükitud valge kaanega. Siis ma käisin sellega, Saksamaal käisin ka selle valge kaanega ja siis ütlesin, et ma ei tea, et lõpuks ma mingi huulepulgaga kirjutan peale uuesti trukune läheb. Ja täiesti siuke, et nutt tuleb peale, et järjest sain veel mingisuguseid neid kaanekavandeid ja siis veel mingi järgmine kunstnik tegi veel enda kavandid ja siis olin niimoodi seal Saksamaal, et kusagil väikeses linnakeses vihma sadas november, mega masendav ja ma kõnnin vihmas, ma palja peaga, mingi vesi jookseb mööda nägu, mingi nutt on umbes kurgus, mida ma teen ja siis ma nägin, maha oli joonistatud rist ja siis mul oli äkitselt ma tean täpselt, mis see kaas peab olema ja siis ma hakkasin tuttavate fotograafide Instagramist otsima pilte, mis mind kõnetaksid ja siis mobiilis võtsin selle pildi Kristiin Kõosalu galeriist,
see on siis ühe pildistamise vaheajal tehtud pilt, kus juuksur sätib modelli juukseid. Ja siis lihtsalt niimoodi mobiiltelefonis joonistasin selle roosa risti sinna niimoodi ise sõrmega peale. Ja siis tundsin, et nii, see on see. Ja siis võtsin ühendust ühe kunstnikuga, Jan Soovik, ja palusin, et tema siis vormistaks nagu lahedalt selle risti, mitte mul mobiilis. Ja siis ta printis selle pildi välja 1000 eksemplari, siis võttis selle roosa värvi ja lihtsalt niimoodi pildid sellest, kuidas tal oli terve elutoa põrand oli täis neid erinevaid riste. Et selle modelli nägu on siis 1000 piltidel on tal lihtsalt kodupõrandal olid maha tõmmatud, et eile ka lihtsalt ütlesin kolleegile, et issand, mul on nii hea meel, et ma endale kindlaks jäin, et noh, tõesti nii lihtne oleks olnud mingil hetkel öelda, et okei, viga on minus, et noh, paneme mis iganes kaane. Ja hetk pärast seda, kui mul oli see idee tulnud, ma olin sellest täiesti kindel, siis samal päeval või järgmisel päeval kirjutas mulle ka Hispaaniast see kunstnik tagasi. Ja ütles, et vabandust, ma olin nii haige, et ma olin meilist eemal, aga loomulikult sa võid selle maali enda raamatukaanele panna. Ja siis ma enam ei tahtnud. Enam ei tahtnudki maali, aga jääb järgmisele raamatule. Jah, täpselt, ma mõtlesin täpselt sama. Muuseas, selle ristiga tuli mul meelde või üldse selle joonega ja kui sa ütled, et kunstnik tõmbas neid riste selle modelli näo peale, tuli mul meelde Leonhard Lapin ja tema õpetus, kui ma õppisin esimest aastat Kunstiakadeemias, siis tema üks esimesi ülesandeid oli muuseas see, et õppida joont tõmbama. Ja kui ma seda vaatasin, seda ka, siis ma mõtlesin, kas on seotud kuidagi sellega? Et siis mulle tundus, et see kuidagi see tühjuse teema ja see joone teema ja need minu jaoks nagu sa ütled, et igaüks näeb ennast selles raamatus või tunneb ära midagi endast, siis minu jaoks see kaanekujundus kuidagi haakus hästi selle teemaga. Ja noh, see oligi üks asi, mis mulle selle juures kohe meeldis, oligi see, et ma tean, et inimesed saavad seda tõlgendada nii erinevalt. Et noh, minu esimesed mõtted oli see, et see on X-kromosoom ehk naine, siis teiseks see, et see on X statistikas, a la vägistamisstatistika, koduvägivalla statistika, et naine on sellest statistikast lihtsalt mingi number, ta ei ole keegi, ta ei ole isiksus. Ja noh, ka see, et ta on maha tõmmatud. Aga kes siin kaanel selle risti taga on, selle X-i taga on? Kes see on? Kas see on peategelane või see on... Peategelasi tegelikult isegi oli mitu. Jaa. Võt ma ei teagi, ma ise mõtlesin, et ta ilmselt ei ole see kõige noorem tegelane, sest ta riides kuidagi niimoodi. Jah, et võib-olla ta on see peaministrikandidaat, kellest hakatakse kampaaniafotot tegema või... Ja noh, hästi lahe on see, et tegelikult see tüdruk, kes siin kaanel on, üks noor neiu, ta on nagu kõige nunnum blond tüdruk, keda ma olen kunagi näinud ja siin kaanel ta tundub nagu siuke elukogenud sekspomm, et tundub jah. Ja, et kui ma vaatan seda kaanepilti ja vaatan tema nagu päris fotosid kõrvale, siis mitte keegi ei usu, et see on üks ja sama inimene, et noh, see ongi ka modelli oskus lihtsalt kameelion olla ja kehastuda erinevatesse rollidesse. Nagu sa ütlesid, et sa oled elanud väga palju erinevaid elusid ja et suudad ennast panna erinevatesse rollidesse ja sinu jaoks ei ole vahet, et mis naise nime sa kannad, aga kuidas mis sa oled teinud, et sa nii käitud? Sest et ma tean, et sa oled reisinud väga palju ja sa ei ole tegelikult kogu aeg Eestis elanud. Ma arvan, et ma esimest korda kolisin Eestist ära, kui ma olin 5-aastane ja pidin minema täiesti võõrkeelsesse kooli ja nullist õppima nagu sõpru leidma ja uues keskkonnas oma teed leidma koju ja nii edasi. Kuhu sa kolisid? No ma teadsin, et me kolime Soome, aga siis me tegelikult kolisime rootsikeelsesse piirkonda, et isegi nagu see Soome tundus mulle okei, et eesti keel, soome keel, ma saan sellega väga hästi hakkama ja siis tuli välja, et ei, tegelikult ma pean igapäevaselt suhtlema ainult rootsikeelsete inimestega. Kas sa räägid rootsi keelest praegu? Ma arvan, praegu ei räägi,
aga rootsikeelseid raamatuid saan lugeda. Ja siis, kui ma olin 14, siis ma kolisin Taisse üksi, läksin kooli sinna ja noh, samamoodi, et see tunne, et sa alustad täiesti puhtalt lehelt, et mitte keegi ei tea, kes sa ennast oled olnud, et noh, näiteks mul oli päris suur hulk koolikiusamist selja taga, et siis, noh, ja Eestis ma olin ka vahepeal kolinud ühest linnast teise, aga see, et sa lähed puhtalt lehelt ja pead uues keeles hakkama saama, see mõjus mulle õudselt hästi mõnes mõttes. Ja siis, kui ma tulin Eestisse tagasi, siis üsna pea ma kolisin Kanadasse, sest noh, jälle see vajadus siukse anonüümsuse järele ja uue keskkonna järele ja kus on täiesti uued reeglid ja nii edasi. Siis mingi aja ma elasin Hiinas, Argentiinas, et ja noh, et ka tööde poolest ma olen hästi palju erinevaid asju teinud, et filmiproduktsioonis töötasin pikalt ja reklaamiagentuuris ja ajakirjas ja lapsehoidjana ja advokaadibüroos ja kinnisvaraga olen tegelenud ja nii edasi, et noh, ma mäletan kunagi Evelin Võigemast ütles ühes intervjuus mulle, et ma ei kujuta ette, kuidas tulevad kannatustega toime inimesed, kes ei saa seda oma kunstis kasutada. Et kui sul juhtub elus mingi hästi õudne asi, siis tema nagu suudab astuda sammu tagasi ja mõelda, et okei, et ma saan seda kunagi kasutada. Et see valu, mida mina selles olukorras tunnen, et see on miski, mida võib-olla mul läheb kunagi ühes rollis vaja. Ja et ta suudab selle kannatuse enda jaoks nagu kasulikuks mõelda. Ja noh, mul kirjanikuna samamoodi, et võib-olla see advokaadibüroos töötamine on minu jaoks maru igav ja noh, tõesti täiesti mõttetu töö, lihtsalt ma ei tea, täidad seal mingeid Exceleid ja loed mingeid lepinguid, et noh, aga ma tean, et ühel päeval see on mingisugune kogemus, mis mingisugusel kujul tuleb mu raamatusse, et kindlalt keegi ühel päeval mu raamatus teeb mingit väga tüütut tööd ja ma tean, mis tunne on selles olla ja ma tean, mis tunne on niisuguses korporatiivkultuuris olla, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, mingid sünnipäevi peavad ja nii edasi, et kui ma oleksin niisugune täis uduboheem ja lihtsalt mingi käiksin raamatukogust raamatukokku ja ma ei tea, suitsetaksin tänavanurgal, siis mingisugused elulised kogemused mul läksid selle võrra saamata. Kindel see. Aga aitäh sulle, Eija. Aeg on läinud väga ruttu, mul oli väga põnev. Ja ma olin täiesti ära unustanud, kui palju sa tegelikult olid reisinud. Nii et mul on selline tunne, et kui sul tuleb järgmine raamat, siis me teeme järgmine kord, räägime veel. Ja siis me räägime pigemalt sellest näiteks, et kuidas oli Tais õppida ja kuidas oli Argentiinas tantsida ja kõigest sellest muust ka. Aga juba 13. veebruaril on Eija siinsamas Pärnu maantee stuudios kell 6 ja räägib oma raamatutest ja loomulikult kõige uuemast raamatust. Ja ma panen podcasti alla lingi, kus siis saab registreerida sellele toredale aksessuaari õhtule, kus seekord on aksessuaarideks raamatud, romaanid. Aitäh sulle, Eija! Aitäh!